Turundusraadio. Tere tulemast kõigile meie Turundusraadio 200. lindistusele. Mina olen Anu Malnaaris Marketingi Instituudist, olen teie tänane saatejuht ja mul on siin teie juures täna 2 külalist ja lisaks veel publiksaalis. Ja minu külaliseks on Kristeli Kahro, kes on Saku õlletehasest, tervist! Tervist! Ja Ave Laas, kes on Robotexist, tere Ave! Ja tere! Ja tervist ka publik, kellel on siis täna võimalus rääkida kaasa. See on võimalus, mida tavaliselt me saates ei saa. Meil on saates muidu ainult külalised, aga seekord on teil võimalik küsida, vastata ja saada osa selle asja tegemisest ja minna ka ajalukku. Nii et tänud teile. Ja tänane kõigepealt alustame meie peateemaga ja meie peateemaks on lokaalne turundus. Kõigepealt selle teema sissejuhatuseks ütlen nii palju, et see lokaalne turundus on teema, kus ma ise nägin vaeva selle teema päris täpseks eesti keelde tõlkimiseks. Et me tegelikult oleme hädas, kas me peaks seda kutsuma lokaalseks turunduseks või asukohapõhiseks turunduseks või veel kuidagi. Et eks see meie sõnavara areneb ju ka täpselt nii, nagu arenevad uued turunduskontseptsioonid. Aga igal juhul räägime sellest läbi erinevate aspektide ja täna siis Kristeliga, kes on Saku õlletehasest ja toome näiteks teie batterikampaania, mida te eelmisel aastal tegite ja tegemist on siis energiajoogiga, ma ei tea, publikule tuttav. Ja, kes on batterit joonud? No ikka on joojaid. Aha, isegi näe, minu käsi tõusis siit püsti, nii et tuleb välja, et üle poolte on need, kes kindlasti tarbinud on. Kui paljud teist on tuttavad selle kampaaniaga, mis eelmine aasta oli? Ei jäänud silma, nii et sihtgrupp järelikult oli kuskil mujal. Aga tegemist oli siis ühe ägeda põneva lahendusega, millega tegelikult kasvatati oluliselt tootemüüki. Ja kuna tegemist on tootega, mis on üsna sellisel keerulisel turul, siis ma arvan, et see on nagu väga suur saavutus ja väga äge kogemus, mis te sellest saite. Ja hakkame Kristeli sealt kõigepealt pihta, et mida te tavaliselt batteriga teinud olete või kuidas te tavaliselt seda turundate? No tavaliselt me turundame seda ikkagi suhteliselt selles mõttes sarnaselt, et meie sihtrühm või sihtgrupid ei ole aastatega muutunud. Meie selline slogan keeps you going ei ole aastatega muutunud, et selles mõttes on see sama. Aga mis me nüüd 2016 aastal siis tegelikult muutsime, oli see, et me kasutasime ka ATL-kanaleid. Ehk siis pikemas perspektiivis, kui me vaatasime, see turg ju oli pikas languses ja üks hetk ta nüüd eelmine aasta oligi esimene aasta, kus ta siis stabiliseerus. Aga 2015 me vaatasime, et nii me jätkata enam ei saa, et oma turuosa hoida. Et siis tuli natukene midagi muuta ja ATL oli siis see, mida me siis lisaks tegime. Mis need ATL-kanalid olid, mis te võtsite lisaks? Ja sa pead korra auditooriumile tõlkima ka, mis see ATL on, kõik ei pruugi teada. Jaa, et need on sellised välikanalid, et me muidu oleme batteriga olnud rohkem in-store, ehk siis kauplustes sees, displeide ja muude lahendustega, aga siis me võtsime lisaks, muidugi sotsiaalmeedia ka, aga siis me võtsime lisaks ka sellised välikanalid, nagu on JCD, sellised vitriinid või ekraanid, mis neil on, ja raadio oli meil siis ka eelmine aasta. Selge. Ja mis teil tavaliselt senini on kõige paremini töötanud nendest kanalitest või on see kogu kombinatsioon, mis on oluline? No jälgides meie sellist suurt, me hiljem ilmselt jõuame ka sinnani, et meil on sihtgruppe väga palju ja kõik on väga erinevad, aga mis neid sihtgruppe siis uurides välja tuli, oli see, et neil on üks ühine joon, milleks on Facebooki kasutamine. Ehk siis see on meie jaoks olnud senimaani selline põhiline kanal ja muidugi ikkagi in-store, ehk siis vahetu kokkupuude tarbijaga. Selge. Mis te siis nüüd eelmine aasta teisiti tegite? Kuidas see kampaania läks ja mis on see, mis käib sinna sellise lokaalse turunduse alla või kuidas te loogika oli? No eelmine aasta sai kokku pandud mitu sellist erinevat aspekti, ehk siis batteri müügid on suurimad convenience kanalites, ehk siis Statoil on ka üks convenience kanal, sai see välja võetud, siis meie üks sihtgrupp oli öine autojuht.
ja muidugi liikuvad inimesed, ehk siis see veis justkui sobis sinna ja Statoili ümbrused siis, et see oli selline põhiline, mis me siis teistmoodi tegime, et me kasutasime esmakordselt ka veisi ja raadiokanaleid. Selge. Ja mis te seal veisis päris täpselt tegite? Veisis oli meil sisu poolest mitte 4 sellist sõnumit, vaid meil oli 4, siin on näha ka, 4 reklaamformaati, mis me siis saime ära kasutada. Üks oli selline ja kõige olulisem oli map-in, kus siis kõikide seal kaardi peal olevate Statoilide asemel on siis meie Batteri logo. Ehk siis ta suunas ostjaid Statoilidesse justkui Batterit ostma. Siis oli seal lisakütust, selline drive there, ehk siis tuleb selline lehekülg ette, et sõida sinna ja ta pakub, et näiteks 3 kilomeetri kaugusel saad seda osta. Siis oli selline, et kui sa hakkasid otsima sihtkohta, et ta siis pakkus sulle, et lisakütust ja kust saab Batterit osta. Ja siis sellised need olid, et kõige olulisem meie jaoks ja mõõdetav ongi see map-in tegelikult, mis siis annab meile ülevaate sellest, kui palju inimesi seda üldse nägi, seda Batteri logo, ja kui paljud siis lõpuks sellega siis suhtlema hakkasid, ehk siis kui palju klikkisid selle lahti ja mis action rate siis oli. Aga rääkides täpsemalt sellest kampaaniast, siis tol hetkel meil tegelikult ei olnud mitte midagi selliseks benchmarkiks võtta, et mille järgi seda siis mõõta, kas see oli edukas või mitte, aga õnneks meil olid naabrid lätlased, kes olid seda juba teinud ja McDonald's nimelt. Et nendel oli ka väga edukas kampaania ja nendel oli siis see vaatajate arv oli üle 340 000 ja action rate oli 54, mis on, kui ma nüüd peast õigesti ütlen, üle 50 oli, et mis on väga kõrge tulemus. See tähendab siis seda, et üle poolte tegi midagi, mida te tahtsite. Mis nad tegid? Nad kas klikkisid sinna, üks asi on muidugi see, et kogemata ju juhtub ka seda, nagu meil ikka telefonides seda juhtub, aga näiteks Batteri tegi seda selles mõttes, isegi ületas selle ootuse, et action rate oli meil 66 ja vaatajaid või siis, kes nägid seda, oli üle 400 000, et Eesti ja Tallinna kohta ma arvan, et on väga suur number. Väga võimas. Ja mis teil siis edasi juhtus? Ehk siis, et teil oli väga palju inimesi, kes midagi tegi. Kuidas te aru saite, et tulid nad siis midagi ostma ka või nad lihtsalt olid seal internetis aktiivsed? No me ei saa seda ju kontrollida, et need, kes seda sinna peale vajutasid, et nad päriselt seda ostma läksid, aga omalt poolt me saime teha nendele selle mitteostmise siis natukene keerulisemaks ja see nimelt oligi siis, et kõigepealt veisist me ju näitasime, et me oleme seal. Siis nad võib-olla mõtlesidki, et nad tahavad Statoili minna, igatahes järgmine puutepunkt oli välimeedia Statoili lähedal, kus oli siis järgmine puutepunkt ja sealt edasi, kui juba inimene läks Statoili, siis oli meil seal sees ka in-store lahendused, meil olid displeid väljas ja oli ka hinnakampaaniaid teatud perioodidel. Et sellise mööda minemise, kes juba sinna läheb, et tegime võimalikult keeruliseks. Väga äge. Ja mis teie müügiga siis lõpuks juhtus? Meie müügikasv oli 6%, et kui me nüüd räägime energiajoogiturust üldiselt, siis energiajoogiturg on ju aastaid, ta kasvas, ta buumis korralikult, siis üks hetk tuli jutuks, et kui ebatervislik ta on, siis ta oli väga-väga pikalt suures languses ja 2016 oli esimene aasta, kus ta oli siis stabiilne. Ja meie siis sellisel stabiilsel turul suutsime siis oma müüke kasvatada ja sellega siis ka turuosa kasvatada. No nüüd on see hetk, kus me saame vaadata publikule otsa ja küsida, et mis te veel teada tahate? Mis te veel küsida tahate, enne kui mina edasi jätkan? See on suhteline mõiste, et tegelikult ega see suhkrusisaldus ja sellised asjad ju ei ole kunagi tervislikud, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et mõistlikkuse piirides ei ole mitte miski meile kahjulik, ma arvan. See tähendab seda, et kui valida on selle vahel, et kas natuke suhkrut või siis ärksana autoroolis koju jõuda, et siis ohverdame selle suhkru sellel hetkel. Jah, et ma usun, et kui sul on valik, et kas sa jääd autoroolis magama või sa jood selle ühe Batteri, et siis see Batteri joomine on kindlasti tervislikum valik. Selge, elulisem valik.
Kas on veel küsimusi? Lehvitage, siis me jõuame mikrofoniga teieni. Aga mina siit lähen kohe edasi ja küsin seda, et tegelikult selle kampaania juures, kui seda kampaania kirjeldust vaadata, et tõepoolest Statoil ja üks kanal ja see kõik hästi töötas, teil oli tegelikult üsna palju erinevaid sihtgruppe, kes teil Batteris on. Kuidas te need kätte saite või mis see loogika seal oli või siis keskendusitegi väga kitsalt ainult sellele ühele? Ei, me ei keskendunud väga kitsalt sellele ühele, nagu ma ütlesin, see põhiline puutepunkt nendel kõigil sihtgruppidel oli Facebook ja me olime aktiivsed Facebookis tegelikult aastaringselt, siis kui meil see kampaania oli ja lisaks siis oli seal kõrval meil tegelikult raadioklipid. Me ei valinud, kuna meil oli üheks oluliseks eesmärgiks ka kuluefektiivsus, siis me ei valinud neid hirmkalleid hommikusi aegasid ja arvestades meie sihtgruppi öised juhid, et siis saigi selline õhtune ja öine kanal valitud. Ja Veisis oli ta muidugi aktiivsele inimesele kogu aeg näha, et kes seda kasutas, et meil olid mitu kanalit valitud ja ma arvan, et need koostöös said teha sellise tulemuse. Aga on teil mingi aimud ka, et kui kanalite kaupa nagu lahti lükata, et mis sealt kõige tõhusam võis olla ja mis võis olla siis see, mis võib-olla nagu vähem mõjutas tulemusi? Ma arvan, et siinkohal võiks öelda isegi tegelikult ikkagi nii, et ainult Veis ei oleks näiteks ilma Facebookita sellist tulemust toonud ja vastupidi, et ma arvan, et ikkagi seal kõik kanalid ja nende selline väga kaalutletud kasutamine tõi meile sellise kasvu, nagu ta tõi. Kui vaadata Veis üldse, siis see viimane tunne oli küll see, et see on nagu suhteliselt tühi, et kui sinna panna peale teie info, et siis see on midagi, mis nagu silma paistab. Mõeldes nüüd ette ja ma arvan, et selles suhtes ka väga julge otsus, et nii-öelda keskenduda kuhugi ja sellise üsna uudse kanali peale. Aga ma just mõtlen tulevikus, et kui nüüd öelda, et tulevad kaasa McDonald's ja Selverid ja kellel iganes siin on kümneid ja sadu poode, või veel hullem Coop, eks ju, oma tohutud poodide, mitte hullem, aga selles mõttes, et oma tohutu poodide ketiga, et siis võib olla olukord, kus tegelikult seal ei paista enam silma. Et olete te sellistele asjadele ka mõelnud või te leiate, et kuna see on nii spetsiifiline kanal, siis see on just nimelt teie jaoks õige? No ma arvan, sellel on natuke vara mõelda, sest et seda praegu täna seal ei ole, et oleks liiga kirju. Et ma arvan, et me paistsime sealt väga hästi silma ja kui selline olukord tekib, siis ma arvan, et meil tekivad samal ajal ka muud kanalid, alternatiivid, sest kogu aeg käib väga suur uuendus ja väga palju erinevaid kanaleid. Teil oli üks loogika ka see, et te oleksite olemas seal nii-öelda nähtaval ka kanalite lähipiirkonnas. Mis te seal selles, kõigepealt tahan üldse küsida, et kuidas te defineerite seda lähipiirkonda, et mis ühe Statoili jaoks, teie jaoks oli lähipiirkond? Me tegelikult neid Statoili lähipiirkondasid ise valima niimoodi ei pidanud, et JCD-l on väga hea selline Statoili pakett, mille meie siis ka valisime, ehk siis vahetuslähedusel Statoilidele on siis nende sellised ekraanid olemas. Et sealt me kõiki neid küll ei võtnud, aga enamus oli alati kasutuses. Et 2 lainet meil oli ja siis me sellised paketid võtsime. Kas te selle kanali mõju ka kuidagi nägite või saite hinnata või see moodustas ikkagi sellise terviku? Ta ikkagi moodustas selles mõttes terviku, et neid kanaleid valides oli meie jaoks oluline see, et meil oleks tarbijaga puutepunkt vahetult enne ostmissituatsiooni. Et see oli nendel valikutel oluline ja kui arvestada, et Convenience on Batteri jaoks suur kanal, et siis ma arvan, et on see selline õige koht, kuhu panna välimeediat. Õige. Mis need kõige olulisemad õppetunnid olid? Kõige olulisemad õppetunnid, ma siin hetkeks mainisin ka, et meie jaoks oli väga oluline kuluefektiivsus, et meil oli väga piiratud eelarve ja terveks aastaks. Me peame siin hetkeks pidem peatuma. Mis on piiratud eelarve Saku mõistes? Sest ma saan aru, et kõik teised siin nii-öelda kikitavad kõrvu ja mõtlevad, et õudust, et vaevalt, et me 10 aasta eelarve, mis teil on ühele brändile aastas. Mis see suurusjärk on? Kas 4, 5 või 6 kohalised numbrid? Ma lihtsalt rohkem ei täpsusta. No ütleme, et 5. 5, selge. Ja. Siis sellest piisab. Ei, tegelikult meil oli selle kindla brändi jaoks, terve aasta jaoks piiratud eelarve ja sellega oli vaja terve aasta siis pildis olla.
ja leida siis neid kuluefektiivseid lahendeid ja ma arvan, et Waze tol hetkel oli meie jaoks väga õige kanal ja selles mõttes oligi ta väga selline õpetlik või üllatav, et sellise eelarvega saab ka nii efektiivset kampaaniat läbi viia, et su müügikasv on tõesti 6% ja su turuosa kasvab. Sellest 5-kohalisest numbrist nüüd, et mis see proportsioon oli, et palju läks Waze'i ja palju läks välimeediasse ja raadiosse ja ajakirjadesse, et te tegelikult olite ikkagi üsna laialt ju pildi peal olemas? Ja no Waze on väga hea kanal, kuhu minna, kui... See tähendab, et seda, et peaaegu mitte midagi ei maksnud, jah? See põhimõtteliselt ei maksnud mitte midagi tol hetkel. Ma ei tea, äkki nad on hindu tõstnud, aga see oli... Ma võin tegelikult öelda välja, et see üks laine oli 400 € ja meie tegime 2 lainet seal. Okei. No see oli nagu hea number kirja panna, eks ole ju, selle me mahutame kõik ära. Jah. Väga äge. Aga et ma saan aru, ja ma tahan tegelikult ka küsida, et kes teil selle Waze'i nagu välja mõtles? Kust see idee tuli? Kas te ise nuputasite välja või tuli agentuur selle lahendusega? Et kust te selle inside'i nagu kätte saite? See on nüüd tegelikult küsimus minu eelkäijatele, kes kõige rohkem sellega tegelesid, aga see oli tegelikult koostöö nii meie oma turundustiimi kui ka meie väga heade agentuuride vahel. Et sinnamaani jõuda, et see Waze tuleks kasutusse võtta, et meie anname ju oma poolt inside'i ja mida täpsem see on, et seda paremad tulemused sealt tulevad. Aga teie jaoks oli see selles mõttes nagu kindla peale minek, et teile tundus, et see kanal on hea ja võiks töötada, või siis pigem nägid nagu õudselt vaevad kellegile maha müüa, et et okei, et ta peaaegu, et ei maksa mitte midagi, no proovime ära, et kuidas teil see majasisene tagasiside oli? Ei, kindlasti me ei võtnud seda sellepärast, et ta nüüd hea odav on, aga pigem, nagu ma rääkisin, et meie jaoks convenience kanal on suur ja Waze just sinna ju selle Statoili juurde juhatas, et kindlasti oli see hea, aga kui rääkida sellest, et Waze'i poleks olnud olemas üldse, siis me oleks selle raha suunanud Facebooki, sest see oli ju meie kõikide nende sihtgruppide ühine koht, kus nad käisid. Mingid muud kaardilahendust ei tahtnud kasutada, ma ei tea, mingid Google Maps'i või mida need kaugsõidu autojuhid teil kasutavad? Ei olnud meil neid teisi küll laual, et see Waze oli ja rohkem me teisi selles mõttes ei kaalunud, et kui Waze'i poleks olnud, oleks see Facebooki läinud, jah. Okei. No nii, tahab veel, siit tuleb juba üks küsimus, anname mikrofoni. Tere! Ma küsin korra, et mis te Facebookis tegite, kas see seal oli ka lokaalne nii-öelda reklaam asukohapõhiselt või mis, et hästi palju auru, nagu ma sain aru, et läks ka Facebooki, et mis seal siis põhiline oli? Facebookis meil selles mõttes geograafiliselt me seda kindlasti kuidagi ei määratlenud, sest selle kampaania puhul ei oleks see kindlasti mõistlik, aga Facebookis oli meil, kuna meil käis samal ajal väga või selles mõttes üllatavalt edukas, kui me pärast neid kokkuvõtteid tegime tarbijakampaania, siis me rääkisime Facebookis just sellest kampaaniast, mis oli inimeste jaoks väga lihtsa motoorikaga ja kohese sellise win-efektiga ja atraktiivsed auhinnad, et kui sa sellest räägid inimestele mitmes kohas, et siis see sõnum lõpuks jõuab nendeni ka. Selge. Veel midagi pärida? Aitäh, väga huvitav. Ilmselt see suurem kulu oli siiski traditsiooniline meedia, et digimeedia peale läks vähem raha. Ja ma kujutan ette, et agentuur andis teile selle listi ette, millised raadiokanaleid võtta näiteks. Kas kommenteeriksid, et mis see persona, rekkajuht, taksojuht, lihtsalt huvi pärast, et mis kanaleid te nagu panustasite ja palju see raadiopool üldse kogu budžetist oli see 3/3 pool? Siin nagu veel tulid ju välireklaamid ja product placement'id ja asjad ka ilmselt juurde. No see raadioreklaam, nagu ma ütlesin ka, me ei valinud seda kõige kallimat aega, et kuna meie ühe sihtrühmana või sihtgrupina määratlesime öised juhid ja autojuhid, et siis me sinna läksimegi õhtusesse aega ja ma päris täpselt peast praegu ei oska öelda, mis raadiokanalid need olid, aga nad olid ühed populaarsemad ja rahalises mõttes sinna me ka selles mõttes ei pannud väga suuri rahasid, sest et me ei valinud seda kõige kallimat aega, aga suur ja väike on selline suhteline vist. Sest kui siit mõelda need erinevad sihtgrupid, eks ju, üliõpilased, elukutselised autojuhid, arvutimängurid, IT-professionaalid, öised autojuhid ja öised töötajad,
pealenõunase energialaksuvajajad ja fitness supernaised, et noh, siin on tegelikult see skaala on nagu hästi lai, kuhu kindlasti jõudma peaks, et ma just mõtlen seda, et mis neid öösel sinna Statoili kõiki kokku tõi. No selle öise Statoili puhul ma arvan, et kõige rohkem oli ikkagi sihitud neid öiseid juhte ilmselgelt. Et teised, ma ütlen, et fitness supernaised olid sihitud meil tegelikult siis ka või me püüdsime neid ka siis tegelikult ajakirjas sees olles, et oli meil ka üks print selline reklaam olemas. Aga ma usun, et nende kõikideni me jõudsime kõige paremini ikkagi Facebooki kaudu ja in-store lahendustega. Selge. Kuidas te teadsite, mis õige... jah, Tim juba küsis seda, mis õige kanal neil öistedele raadiojuhtidele, autojuhtidele oli, et mida nemad seal, mida nemad kuulavad? See oli tegelikult, see tuli sellise meil on võimalik välja võtta, millal, mis raadiot kõige rohkem kuulatakse ja otsus langes kindlasti seda vaadates. Aga küsin nüüd veel, et kui te nüüd järgmine kord peaksite tegema, et mis õppekoht on, et mida teisite teha? Meil tegelikult selline kampaania käib, aga seekord ilma veisita, nii et võite kõik osa võtta, väga pikk kampaania ja kindlasti õppetund, mida sealt kaasa võtta, et ma nüüd ütlen natuke vastupidi, et mis sellest eelmise aasta kampaaniast kaasa võtta on kindlasti see, et tänapäeva kiires elutempos peab tarbija kampaania olema inimese jaoks väga-väga lihtne ja lihtsasti osavõetav ja ta saab kohe oma nii-öelda vastused või auhinna saamise võimalused teada. Et ma arvan, et see oli väga suur osa sellest, miks see kampaaniaga nii edukas oli. Kas te võtsite nüüd Face'i välja või asendasite millegiga? Me ei asendanud seda mitte millegagi hetkel. Meil on praegu sotsiaalmeedia toetus ja in-store toetus selle kampaania raames, kuna see on tegelikult mingile grupile inimestele juba tuttav kampaania, siis me sisetunde järgi eeldame, et see jõuab nendeni uuesti. Aga meil on õnneks see võimalus, et kui me siin näeme teatud aja möödudes, et see nii ei ole, et meil on lisatuge vaja, et siis me seda lisatuge kindlasti ka teeme. Aga ma usun, et see kampaania motoorika oli väärt võtta kaasa ka sellesse aastasse. Okei. Ja tea, kas keegi veel on üllatunud? Me tundub küll, et niisugune imeline lahendus, et saime natuke alla 1000 euro eest lahenduse ja siis öelda, et tegelikult lähme traditsioonilistesse kanalitesse tagasi, et üsna... Seal on sellised sisepoliitilised põhjused. Selge. Mida iganes see siis? Ma jätan sellise ümara, et nüüd on. Aga kas oli veel mingeid olulisi õppekohti, et mis te nägite, et mis oli nagu eriliselt hea, mis toimis nagu väga hästi, et tuleb alati teha ja kaasa võtta ja mis on nüüd need kohad, et näed, et sealt oleks võinud nagu teisiti läheneda selleks, et seda tõhusust võib-olla veel rohkem kas tõhusust või müügikasvu või mis iganes teil see eesmärk on kätte saada? Ausalt öeldes need tulemused tegelikult ju üllatasid meid igatepidi. Et siis on nagu raske öelda, et me midagi valesti oleks teinud, et võib-olla kui me oleks teistmoodi teinud, me just poleks sellist tulemust saavutanud. Aga mida kaasa võtta ongi see, et see kampaania motoorika, mis meil käimas on inimese jaoks lihtne. Ja tal on lihtne sellest osa võtta, ta saab koheselt teada, kas ta on midagi võitnud ja kindlasti atraktiivsed auhinnad on väga suur osakaal sellest. Tähendab see siis seda, et eelmine kord läks liiga keeruliseks või? Et me see aasta võisi... On veel lihtsam? Ei läinud eelmine aasta liiga keeruliseks. Eelmine aasta oli selline nii-öelda natukene katsetusmeetod, et see tundus õige kanal, sinna me läksime ja ta ei olnud keeruline. Mis te nende andmebaasidega peale hakkasite, mis te sealt saite? Kuna Veisist rääkides otse, siis seal meil oligi see ainukene benchmark, millega seda võrrelda, kaaluda selle edukust, oli see Läti McDonald's ja kuna meie tulemused olid edukamad, et siis me selle sealt kaasa võtsime, et meie kampaania oli selles mõttes edukas, et nii paljud inimesed nägid seda ja nii paljud sellega suhtlema hakkasid. Selge. Seal on kindlasti suur potentsiaal. Kas keegi tahab? Jaa, saadame sinna taha mikrofoni.
tead, küsi mikrofoni, siis on meil helis ka olemas küsimus, muidu pärast, kes kuulevad ainult vastust. Nii et ole kena. Ja, kuna ma natukene hilinesin, siis ma küsin üle, et kuidas klient sai teada, kas ta võitis või mitte? Et te ütlete, et kiiresti sai tagasisidet. Kas te saaksite küsimust korrata? Et lähtudes sellest kampaaniast, kuidas klient sai kiiresti teada, kas ta võitis midagi või mitte? Et mis see kampaania motoorika oli? Ja kampaania motoorika oli selles mõttes väga lihtne inimese jaoks, et ta ei pidanud mingisugust tšekki kaasas kandma või seda alles hoidma, nagu tegelikult väga levinud kampaania motoorika ju on. Et meie kampaania puhul on siis tegu selle Battery klipi all oleva koodiga, mille saab koheselt sisestada meie kampaania veebi. Ja sealt tuleb talle kohe vastus, te võitsite selle auhinna, selle või te seekord kahjuks ei võitnud, proovige uuesti. Et sealt ta saab kohe teada, kas ta peab selle klipi alles hoidma. Kui ta on võitnud, siis ta jätab selle klipi endale alles ja saab selle alusel oma auhinna kätte. Just mõtlesin, et seda saaks veel lihtsamaks teha, kui kuidagi triipkoodi lugejasse see panna või? Triipkoode kuidagi ära eristada, et iga 10 võidab ja siis no võib-olla läheb keeruliseks, aga võiks ju lihtne olla, et nii kui läbi skännid, et nii saad teada, et võitsid, et see kõlaks ju veel kiiremini. Aga võib-olla see on tulevik, miks mitte, keegi võiks seda proovida, et meie leidsime praegu sellise lihtsa lahenduse ja see tundub, et see on oluliselt lihtsam kui väga paljud praegu olevad kampaaniad. Et vähemalt sellist tagasisidet me oleme saanud. Ma arvan, see on oluline ja, nii-öelda, et inimesed saavad, et see on selline toode, kus sa ei taha nagu väga palju lisaliigutusi teha selleks, et mingist võidust aru saada. Just, et selle tšeki sa juba seal poest tihtilugu ju unustad maha või lased ära visata, et ma arvan, et see on väga suur pluss. Väga hea. Keegi veel sellel teemal tahab midagi küsida? Ja kui ei taha, siis me lähme edasi. Aitäh sulle selle sissevaate eest. Ja meie järgmine teema on uudis, turundusuudis ja seekord uudis, mille ma välja valisin, puudutab siis geotargetingi. Jällegi koht, kus ma arvan, et isegi asukohapõhine sihtimine vist võiks nagu eestikeelne tõlge olla, et ega nende sõnadega või sõnavaraga on siin päris keeruline. Aga tegemist on siis uudisega, mis tuleb välja andest BIS Community. Link on ka kõigil olemas, nii et lugege uudis läbi ja see uudis toob välja siis tõdemuse, et paljud agentuurid või järjest enam agentuure kasutab geotargetingi, aga nad ei oska saavutada sellega tulemusi. Ja artikkel siis jagab mitmeid soovitusi, kuidas neid tulemusi parandada. Näiteks seda, et tuleks luua kampaaniaid erinevatele regioonidele, et kasutada kontekstipõhist reklaami. Et see näide on lihtsalt see, et kui ma tahan Tartus olevale inimesele öelda üht ja Tallinnas olevale inimesele võiksin öelda midagi muud, kui mul toode on seotud kuidagi ma ei tea, kellaajaga või väsimusega või ma ei tea, loodusega, eks ju, et kui kuskil sajab, siis ütlen seda ja kui päike paistab, siis ütlen toda, et need võiksid siis olla ühed lahendused. Siis teiseks tuuakse välja, et tuleks jälgida seda, mida konkurendid teevad kohalikul tasemel. Ja võttes arvesse siis seda, et kuna Google personaliseerib reklaamid, mis tähendab seda, et sa näed kogu aeg seda sisu, mis sulle mõeldud on, eks ju, et sa tegelikult ei pääse päris sinna sisse, mida konkurendid teistes kohtades teevad, et seda nagu teadlikult jälgida. Ja kindlasti siis ka tuua välja see, või toodi välja see, et jälgida kohalikke seadusi, et kui on mingisugused reklaamipiirangud, teil vist praegu reklaamipiirangud ei ole, eks ju? Hetkel veel ei ole. Mitte, jah. Et kui mingid reklaamipiirangud on, et siis teada, millal ja mida on lubatud reklaamida, et see on ka selline lihtne motoorika ehitamine. Ja siis viimaseks, et oluline siis mõista erinevate piirkondade valupunkte, enne kui reklaami tegema hakkad, et seal oli minu meelest toodud küll kinnisvara näide, eks ju, et kui ühes suurlinnas otsitakse kinnisvaralt võib-olla sellist, ma ei tea, head asukohta ja kaunist vaadet, eks ju, siis mõnes teises kohas võib olla oluline see, et olekski vaikne metsa sees ja ühtki inimest lähedal ei ole ja vastavalt sellele siis saad ka oma sõnumit sihtida. Kuidas sulle tundus see artikkel? Kas seal oli midagi, mida võiks kaasa võtta? Jaa, kindlasti, et kui ma seda esimest punkti vaatasin, et just seda regioonipõhist turundust, et siis mul tuli meelde, et meil on mul on mitu brändi lisaks Batterile, teen väikse sissejuhatuse, et siis Somersby on ka üks bränd, millega ma töötan, ilmselt ma usun, et paljud siin teavad ka
number 1 siider Eestis, et temaga on meil siis selline Sommersby Lounge avatud siis Viru Keskuse külje all suviti ja toimub siis üle neljapäeviti, seal õhtuti selline Sommersby After Hours kontsert. Aga nüüd arvestades, et see on neljapäeva õhtuti, paar tundi pärast tööpäeva lõppu, et siis selle puhul me kindlasti kasutame sellist piirkonnapõhist sihtimist, et meil ei ole mõtet Tartu inimestele näidata seda, et meil siin täna Tallinnas toimub selline üritus. Et ma arvan, et sealt on nii mõndagi kasutada. Kuidas seal peaksite seda piirkonnapõhist sihtimist kasutama? Kuidas te seda piirkonda defineerite? Kas piirkond nagu Tallinn või piirkond on 500 meetrit Viru keskusest? Kuhu te selle vahele tõmbaksite? Ma tõmbaksin selle vahe sinna, et kes on nõus kohale sõitma, ehk siis pigem kaugemale ka, et Tallinn ja lähiümbrus, Keila, ma ei tea, Viimsi ja nii edasi, et mitte nagu liiga kitsaks ka seda jälle ajada. Et kõik, kes on võimelised siia nagu jõudma selle ajaga. Kas seal võib see loogikaga olla see, et hakkame nagu altpoolt nii-öelda laiemast pihta, et need, kellel on tund aega sõitu, et neile räägime hiljemalt tund aega ja need, kes siis lähemal on, siis need võivad ju 5 minutit enne ka teada saada, et äge kontsert, tulen kohale. No 5 minutiga on natukene kehv, et ma arvan, et mida varem seda parem, et jõuab inimene plaane teha, et ennast meelde tuletada võib ka 5 minutit enne, aga jah, et rääkida võimalikult varakult. Väga äge. Kuidas teile tundub publik? On teil kogemusi sellise asjaga ja mida arvate? Keegi on kasutanud või julgeks soovitada? Kas keegi on kasutanud, ma küsin niipidi, geotargetingi üldse või mingisuguseid väga täpselt asukohapõhiselt sise tehtud kampaaniaid? Mis te teinud olete, kuidas toiminud on? Kõige lihtsamad asjad on, eks ole, et sa määrad ära mingi piirkonna, kui sul on füüsilised, ma ei tea, mingid kauplused või müügipunktid Eestis, et siis nende ümber ise võtad riski ja tõmbad siis sirkliga sinna Google Mapsi peale, tõmbad mingi kaare ja et sealt, see on see target area. Et aga oligi põhimõtteliselt AdWordsi reklaamid olid, ma arvan, et ja äkki Facebookis tegime ka midagi sellist. Töötas paremini kui tavareklaam või mis see vahe seal oli? Ei, no tegelikult oligi nagu see, et meil oligi plaanis saada teatud inimesi teatud kohtadest sinna konkreetsesse kauplusse, et ma arvan, et see on mõistlik, ainumõistlik, eriti kui sul on üle Eesti näiteks kauplused, mingid kaubanduskeskused ja sul pole mõtet läbustada kogu Eestit, et hoiab raha kokku ja inimesed on õnnelikumad, et nad ei, ma kujutan ette, et ma võiksin väga pahane olla, kui ma tahaksin, ma ei tea, Taukarit näha ja siis ma olen kuskil Mõisakülas Läti piiri ääres, siis ma saan teada, et see on neljapäeval Tallinnas. Ja, või Narvas või kuskil mujal, eks. Just. Väga hea. Kellelgi veel mõni kogemus jagada? Nii, aga siit, kus hakkas nüüd käsi tulema? Väga hea, jagage, aga hakkame sealt tagantpoolt pihta ettepoole tulema. Mida teinud olete ja mida kätte olete saanud? Kuna meil on pakirobotid 4 erinevas Eesti linnas, siis me enamasti targeteerimegi just asukoha põhiselt. Aga mis võib-olla on huvitav, mida ma nüüd siin alles 6 aega tagasi hakkasin katsetama, on just bännerreklaam geotargeteerimisel. Nii. Et sihtgrupi valid ka ära, fokusseerid ja lähtuvalt siis nendest linnadest, et siis küll, et tulemus oli nagu parem, arvestades lihtsalt bännerreklaami, mis läks nagu nii-öelda kogu Eesti rahvale. Kas te tõmbasite piiri peale nagu linnale või mingile väiksemale osale veel linnast? Kuidas te seda täpsemat piirkonda määratlesite? Mõlemat pidi. Üks kampaania läks, et oleks just ainult linnapõhiselt ja teine oli siis selline, et kuna näiteks Tallinnas on 4 robotit, Tartus on ka 2 robotit, siis lähtudes roboti aadressist 5 kilomeetrit, et need inimesed saaksid impulsiivselt minna ja nad oleksid nagu kogu aeg lähedal. Kõik, kes lähedal elavad, nad teaksid, et see pakirobot on seal, et ma oleksin kogu aeg nagu kuidagi update'id. Ja see tähendas ka seda, et teil see nii-öelda piirkond siis muutus vastavalt sellele, kus see robot liikus või?
ei, robotid meil, pakirobotid on statsionaarsed ikkagi, aga lihtsalt, et ei ole samamoodi nagu eelkõneleja mainis, et ei ole mõtet mul promoda seda näiteks Pärnus elavale inimesele, kui pakirobot on temast lähimalt 110 kilomeetri kaugusel. Selge. Aga just see bännerreklaam võib-olla, ma arvan, et nii mõndagi siin võib kõnetada ja uued need versioonid bänneritest on ka väga, ma arvan, et efektiivsemad kui siin need on teil see sõnum ka kuidagi asukohapõhine, mis ütlebki, et lähim robot siin Viljandis sinu kodu lähedal või midagi taolist või mingit muul moel veel kontekstis või lihtsalt seda, et teie teate, et ta on seal piirkonnas ja siis näitame talle reklaami, mis on kõigile ühine? Jah, kuna erakliendile on alati pakiroboti kasutamine tasuta, siis me lihtsalt reklaamimegi seda, et see on tasuta asjade üleandmispunkt ja et inimene lihtsalt kogu aeg aduks seda, et see on minu lähedal, selle asemel, et sõbrannaga või kolleegiga kohtuda või kliendiga üldse, ma kasutan seda robotit siis asja üleandmiseks. Aga see on puhtalt ja muidugi erakliendi turundus ka. Selge. Aitäh jagamast ja meil oli paar kätt siit veel, tuleme mikrofoniga ettepoole. Mina olen teinud kunagi lõunasöögirestoranile Facebookis reklaami niimoodi, et on 2 kilomeetri raadiuses, kuna ütleme siis reklaamivahemik oli seal kuskil alates kella 10-11 kuni peale lõunani, et saada neid lõunasöögikliente ja 2 kilomeetri raadiuselt inimesel oleks mugav siis nagu tulla. Ja selle eesmärk oli ka see, et võib-olla turiste natukene püüda, et mitte ainult eestlasi, kes juba teavad kohta, vaid turist, kes kasutab Facebooki, et ka tema näeks, et kuhu siis nagu sööma tulla. Et tulemust on natuke raske öelda, sellepärast, et otseselt me ei tea, kes selle reklaami peale sinna kohale tuli, mis tuli, oli paari kommentaari ja hinnangut selle koha kohta, samal ajal enam-vähem, et selles mõttes võib eeldada, et see reklaam nagu toimis. Aga konkreetselt, mis see tulemus oli, seda ma nagu ei oska öelda. Just huvitav oleks teada, eks ju, et kas turiste nägite rohkem? Neid peaks nagu keele järgi umbes, et kui ma neile rohkem mingit kommunikatsiooni ei teed, siis keele järgi võiks ju kuskil seal laua taga ära eristada. Jah, oli paar tükki, aga mitte, suurem osa ikkagi Eesti klientuur selles mõttes, et tuli TripAdvisorisse tuli paar nagu tagasisidet, mis oli siis nagu välismaalaste kohta. Wow. Aga et kas nad jälle seda reklaami nägid või nad sattusid kogemata sinna, et see on nagu see küsimus kohet. Selge. Nii, ja siis oli veel? Mina ütlesin ühel koolil esimesse klassi minevate lapsevanematele siis nagu reklaami suunata. Nad tahtsid lihtsalt teadvustada neid vanemaid rohkem. Ja siis ma tegin hästi sihitult, sai Tartus, ma tegin alguses niimoodi, et kuskil 10-15 kilomeetrit oli see piir, et selle kooli raadiusest siis 15 kilomeetrit, siis neid klikke oli vähem kui näiteks see, kui ma panin selleks piirkonnaks 5 kilomeetrit, et reaalselt nagu küsimusi tuli ka selle peale, kui mida täpsemalt oli. Vanuse vahe oli ka muidugi täpselt pandud 30-45, ma eeldasin, et selles vanuses nagu võiks olla. Et isegi natuke toimis, jah. Et ma küll arvasin, et kooli puhul, et see on nii spetsiifiline, et see kliki hind oli küll kõrgem selle väiksema selle puhul, aga nagu toimis. Väga hea, aitäh, nii et meil on siin mitmesuguseid kogemusi. Nii, Ave? Ja palun, teie ju ka asukohapõhine meil, just. Jaa, aga meil oli see, robotiks oli see siis tegelikult nagu tagurpidi, et kui siin pigem prooviti võimalikult lähedal olevaid inimesi enda üritusele või kooli või kohvikusse kutsuda, siis meie eelmisel aastal ka täitsa esimest korda võtsime digiturunduse nagu prioriteediks ja me hakkasime just välisosalejaid niimoodi püüdma, et me kaardistasime ära, millised riigid võiksid olla need, kes võiksid Eestisse tulla ja meil oli eelmisel aastal 23% välisosalejaid, mis oli kõigi aegade suurim. Osalejad siis need, kes tulid vaatama või need, kes tulid võistlema? Ei, kes tulid võistlema. Kes tulid võistlema. Aga riikidest, kui te sihtisite, siis te ei sihtinud ju kogu Soomet, vaid valisite sealt ikkagi, Soome näiteks. Et seal saab võtta nagu näiteks mingi kas ülikooli ümbruse või linna, kus on mingi ülikool ja vanusega ka muidugi saab seal mängida. Või ongi siis, et võtad selle ülikooli kampuse, eks ju, paned sinna keskpunkti ja siis tõmbad ringi ümber, eks ju, et väga hea. Väga äge, selles suhtes mitmes riigis olite ja mitut ülikooli püüdsite?
ma jään selle vastuse võlgu, selles mõttes, et see inimene, kuna see praegu tuli ka siit niimoodi saalist mul meelde, et noh, ma arvan, et neid ikka oli kogu Skandinaavia, Läti, Leedu, et me väga kaugele ei läinud, et seal pidi olema ka selline loogiline suhe, et nad päriselt on võimelised koti kokku pakkima ja siia tulema. Ja et Jaapanist päris ei tule, eks ju, et jah, sellisel moel vast mitte, või vähemalt mitte eelmisel aastal. Absoluutselt, väga äge. No nii et nüüd meil on üsna palju erinevaid kogemusi, et kellel kuidas, aga igal juhul teema, mida tasuks siis rohkem uurida ja rohkem uurida ja vaadata, nii et tänud teile. Ja me lähme edasi ja meie järgmine rubriik on turundustäht ja hakkan kõigepealt teist pihta, et mida märkasite eelmisel nädalal või nädal tagasi, midagi, mida tasuks turundajatele eeskujuks tuua. Kust oleks kõvasti õppida? Ükskõik kumb võib alustada? No minule jäi tegelikult silma selline, Eurovisioon oli eelmine nädal, väga popp asi, et mina vaatasin ka seda ja minul jäi silma finaali ajal, kuidas saatejuht siis ilusti hüüdis välja ka, et Eesti Laul, et piletid on juba müügil 2018. aastaks, et minu jaoks oli see väga selline nutikas lähenemine, et sellisel ajal öelda seda. Et üks highlight, mis mulle silma jäi. Jah, ma arvan, et eelmise nädala pealt see tõesti on kampaaniate või ürituste mõttes üks suuremaid, kuigi nad tegid seda nagu teist aastat järjest ja no, olles tõesti üritusturundusega seotud olnud, et siis ma näen seda, et nad suutsid sellel aastal Eesti Laulule maha müüa 2 saalitäit Saku Suurhalli, et järelikult see selline varajane õigel hetkel maha hõikamine on nagu päris korralik turundustegu. Kusjuures nutikas oli see, vaata, et nad hõikasid selle piletite müügi välja enne, kui oli teada, kas me puhk üldse pääseme. Ja. Mis tähendas seda, et kõik suure eufooria saatel ostsid piletid ära ja siis said aru, et ei saadki edasi, isegi poolfinaalist mitte, eks ju, rääkimata sellest, et me arvasime, et Eestisse nüüd see võit tuleb. Jah, et ei jäänud sellele nagu lootma selle peale, et sealt tuleb mingisugune edulugu, vaid et arvestasid ka sellega, et see ebaedu võib mõnes mõttes nagu maha tõmmata seda hoogu. Jah, et see ajastus oli väga nutikas. No nii, publik, mida veel märkasite? Igaüks, kõik turundushuvilised, igaüks märkas midagi, nii et teeme siia kohe edetabeli, meil on Eurovisioon, mis veel pildil oli? Alustan siit poolt. Oi, kui tore. Saata mikrofoni. Mina käisin eile ühel väga toredal üritusel, mis oli Tallinna esimene tantsupidu. Kandis nime Linnalend. Ja ühtekokku siis oli Tondiraba jäähallis koos tantsimas, suisa koos 1700 tantsijat. Wow. Ehk siis esimesest klassist kuni erinevate nende kategooriateni välja, A, B ja mis seal kõik on. Nii et ma loodan, et sellest saab selline lahe ja pikaajaline traditsioon. Kas see oli nagu selles mõttes mõeldud nagu siis selle suvise laulu- ja tantsupeo nagu ettevalmistusena? Oli see siis üks osa sellest või täitsa iseseisev? Eile, 15. mai on ka Tallinna päev ja esimest korda nad mõtlesid juba vist, eelnevalt nad on juba ammu arutanud seda teemat, et võiks olla selline üritus ja nüüd nad jõudsid lõpuks tegudeni ka. Väga äge. No nii, teine kandidaat tulemas. Kust kolmas tuleb? Keegi midagi ise põnevat teinud, mis vajaks välja toomist? Mitte midagi ei ole märganud. Mitte midagi erilist ei toimu siin mai keskel või? Lehitage julgelt. Ma tooks välja Ida-Virumaal toimunud kullauhtimise võistluse. Nii, kas sa käisid? See oli mitmes meediakanalis ka esindatud, ei käinud ise kohal. Aga sellest pidi saama ka iga-aastane nüüd selline traditsiooniline üritus ja rahvusvaheline. Väga äge. Mis peaks tooma nagu hulga tähelepanu Ida-Virumaale. Väga äge. Tõepoolest, see oli nädalavahetusel nende kulla- ja kivipäevad. No nii, nüüd meil on juba 3 kandidaati, tuleb veel. Siis on juba mille vahel valida. Aga selge,
Siis meil on 3 kandidaati ja nüüd, kui ma tavaliselt saates, igas traditsioonilises saates vaatan külaliste otsa, ütlen, et teil on võimalik otsustada, siis nüüd ma natuke päästan teid, te olete niikuinii siin, ja vaatan publiku otsa. Ehk siis meil on 3 kandidaati, otsustage ära, meil on siis Eurovisioon, kes suutis oma piletid järgmise aasta kontserdile müüa maha oluliselt varem, kui see kontsert üldse silmapiiril on, eks ju. Meil on Tallinna, kuidas selle nimi oli, Tallinna esimene tantsupidu, kus oli siis 1700 last tantsimas ja meil olid kulla, uhtmine, kulla ja kivi- ja kullapäevad Ida-Virumaalt. Nii et palun hetk aega mõtlemiseks ja siis ma hakkan küsima, et tõstke käed, kes hääletavad esimese poolt ja kes teise poolt ja kes kolmanda poolt ja siis kui viiki jääb, siis vaatan teile otsa ja siis saate oma sõna sekka öelda. No nii, hakkame kõigepealt esimesest pihta. Eesti Laul ja piletite müük, kes selle poolt hääletab? Kes arvab, et see on nädala tegu? Mitu kätt? Teate, et saate ühe korra kätte nüüd tõsta, eks ju? Ma igaks juks ütlen, muidu on kogu aeg kõik käed püsti. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nii, jah? Just. Sa tõstsid sellepärast, et ma kordaksin. Okei. Kordan veel kord. Ehk siis need 3 kandidaati olid. Meil oli Eurovisioon või Eesti Laul, kes suutis enda pileteid suures koguses maha müüa juba järgmise aasta kontserdile. Meil oli Tallinna esimene tantsupidu, kus tantsis 1700 last ja meil olid Ida-Virumaa kulla- ja kivipäevad. Nii et need 3 kandidaati, teil on igal ühel 1 hääl. Kas alustame uuesti otsast peale? Nii, aga siis võtame teise kandidaadi ja teine kandidaat oli siis Tallinna tantsupidu. Palun, kes tahaksid, arvaksid, et see on hea turundustähe kandidaat? 3, 4, nii, 5, väga äge, 6, hakkab käsi tõusma. Nii, 10, 6 ja siis on järgmine on meil Ida-Virumaa kivi- ja kullapäevad. No näed, kui tore saatejuhina ma saan ikka käega tõsta. 1, 2, Jaanika ei tõsta 2 kätt. Kirke peab oma käe ise tõstma. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nii, ehk siis, et meil on Eurovisioon, kes sai 10, meil on kulla- ja kivipäevad, kes sai 8 ja meil on tantsupidu, kes sai 6. Jah, 6. No nii. Kas te tahate nüüd vahele, et ei tõstnud kummalegi kätt, või mitte millegile kätt, ma sain aru, jah? Ma sain aru, et publikul on... Kas teil on nüüd soovitusi, kui teie peaksite valima ja nüüd unustate ära, mida publik arvas? Kuhu sinu hääl läheks? No ikka sellele, mis mina ise välja pakkusin. Eesti Laulule. Nii. Või siis kulla- ja kivipäevad ka. Selge. Ave, kuhu sinu oma läheks? Võib-olla mööda. No mul süda läheks loomulikult nagu selliste väiksemate, mõnusamate ürituste juurde, aga me otsime turundustegu, siis ikkagi see sama õigel hetkel asjade õiges kohas välja ütlemine on ikkagi alati ei lähe õnneks. Aga tundub, et nad on tabanud sellise õige nupu. Et see on õpetlik lugu, ma arvan, on ju? Et mida tegelikult kõigil tasuks korra lihtsalt keisina välja või nagu läbi analüüsida, et see on hea näide sellest, kuidas nad on aastatega kasvanud ja kuidas järjest õigemaid otsuseid teinud. Ja võib-olla ka see, et olla julge, et see tundub natukene hulljulge või need kommentaarid seal teleka ees, ma ei tea, pereliikmetelt ja tuttavatelt olid ka alati sellised, issand jumal juba, et kas nad on nagu hulluks läinud, aga müügi mõttes oli see neil nagu väga tark tegu. Jah, ja silmapaistuse ja kõige selle ootamatuse mõttes ja ma arvan, et see on nagu õige vihje. Nii et aitäh, Eesti Laul, te saate meie kauni tähe, toimetame teile selle kohale ja te olete selle igati ära teeninud. Ja nüüd lähme edasi ja meie järgmine rubriik on turundusidee ja seda turundusideed, seda saateosa me teeme koos EV100-ga, Eesti Vabariik 100. sünnipäevaga ja kus me siis igal nädalal tutvustame ühte üritust või projekti ja arutame koos saatekülalistega, kuidas sellest üritusest saaksid siis ettevõtjad või erinevad organisatsioonid kasu ja kuidas nad saaksid koostööd teha.
ja tänase loo toob meieni Ave Laas, kes on Robotexi projektijuht. Ja lihtsalt lühidalt kokkuvõttena, et Robotex soovib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kasvada maailma kõige suuremaks robotivõistluseks. Olen ma õigesti aru saanud? jah, täpselt nii on. Väga äge. Kui kaugel te praegu olete sellest eesmärgist ja kui kaugel te projektiga olete? Eesmärgist, noh, ütleme nii, et kõige maailmarekord on praegult ühe USA suurvõistluse käes, kus oli üle 1100 roboti, 1137 või 34 kuidagi nii. Ja palju teil? Meil oli eelmisel aastal oli 930. Vau, siis ei ole ju palju maad, Ei ole. täitsa tehtav. Ma arvan küll, jah. Muidugi on tehtav. Kui nad nüüd sama eesmärki ei võta teid igal juhul üle olla? Ei, neil vist ei ole seda eesmärki ja see aasta on Robotexi jaoks olnud nagu hästi-hästi murranguline aasta, et meil on olnud nagu palju õnne oma koostööpartneritega ja on tunda sellist mõnusat Eesti õlg-õla kõrval olemist, et tulevad Eesti ettevõtjad ja toetajad tulevadki sellepärast meie taha, et teha ühte suurt ägedat asja ja et oleks Eestis ka tulevikus selliseid insenere, kes suudavad Skype'i või Starshipi luua. Väga äge. Ma saan aru, et see eesmärk teil on nüüd mitte 2017 või 2018? Ei, see on ikkagi 2017. 2017 juba? 2017 on, et olla see maailma suurim, pikemas plaanis me tahame ka kindlasti olla ka nii-öelda tuntuim, et mitte ainult arvuliselt ühte Guinessi rekordit teha, vaid et päriselt maailmas olla see nimi, mida kõik oskavad Eestiga seostada. Ja see on see, mida me ka täna oleme eesmärgiks võtnud, et meil on üks väga äge noor start-upper, kes tuli hoopis meie ridades, sättis oma start-upid, kus see teine ja läks praegu ümber maailma reisile, et ta käib riigist riiki erinevatel robootikaüritustel, festivalidel, konverentsidel ja kaasab sealt maailma tippusid ja välisvõistlejaid siia Eestisse, et seda taset tõsta ja seeläbi ka seda tuntust tõsta. Ja tal on esimesed käigud on juba käidud ja üllatavalt hästi läheb, et kuna see on ka omamoodi selline, kuidas me ütleme, turuauk Euroopas, sest et teisi sarnaseid üritusi Euroopas ei ole, on Ameerikas, Hiinas, aga Euroopas mitte, siis ka teised partnerid vaatavad hästi positiivselt meie poole, et noh, umbes lõpuks on ka seal mandril midagi toimumas. Ahah, väga hea, et me oleme nüüd nagu Euroopa mandri esindajad. Oleme. Järsku. Ja veel nii lahedas valdkonnas, et see innovatsioon ja tõesti need noored helged pead on seal nii-öelda peidus, et see on hea, millega selline lipulaev olla. Kui suure tõenäosusega need hiinlased siis oma robotitega kohale tulevad? Nad juba tulevad. Juba tulevad? Ja me juba kirjutame neile kutseid ja nad ise pöörduvad ja juba tulevad, et hiinlastega ei ole probleemi. Ahah, okei. Ja no tegelikult ei ole üldse eurooplastega, et see ongi vaja ainult see sõnum nendeni viia ja see ongi praegusel hetkel olnud nagu kõige suurem selline probleem, et kuidas üle maailma siis tegelikult seda turundust teha, nii et igaüks saaks teada, et seal on üks äge võistlus või noh, lausa festival, millest siis osa võtta. Kus maal te praegu oma korraldamisega olete? Registreerimine käib või on lõppenud? Meil käib eelregistreerimine, ehk siis inimesed, juhendajad, osalejad, kes on huvitatud mingistki informatsioonist Robotexi kohta tulevikus saada, nad saavad oma andmed kirja panna ja anda meile märku, et jah, nad on huvitatud osalemisest ja sügisest läheb nii-öelda päris registreerimine siis juba lahti. Sandri ümbermaailma reisist ma juba rääkisin, meil on asukoha muutus tuleb, et me kolime TTÜ spordijoonest ära, mis on jäänud hirmus kitsaks Robotexile ja tõenäoliselt kolime ära Piritale, kus on ruumi rohkem ja saab kvaliteetsemat üritust pakkuda. Ja siis see taseme tõstmine kindlasti, et jah, juba on meil päris palju
just välisosalejaid, kellega me oleme tegelenud hetkel, et neile infot piisavalt jagada, et mis võistlused, meil on üle 20 võistluse erinevad, millest nad siis osa võtta saavad ja ette valmistada saavad. Ja ma saan aru, et need robotid, mida me siin pildi peal näeme või siin selja taga, et need ongi need, mida te loete kokku selleks, et öelda, et saada maailma kõige suuremaks või mida te siis päris täpselt seal kokku loete? Ei. Need on humanoidid, nemad ka osalevad ja nendel, kui hästi läheb, on nendel ka oma jalgpallivõistlusel, nad on kõige atraktiivsemad. See on võib-olla selline visioon tavainimesel, et selline üks robot välja näeb. Just, on küll. Aga tegelikult, kes on vähegi näinud näiteks Lego roboteid, laste robootikaringid on hirmus populaarsed, et nad on ikkagi pigem selline ütleme Legodest mass, mis siis võistlema hakkab, või robot-tolmuimejad on ka selline, mis tavainimesele on selline tuttav robot, et ka need samad justkui robot-tolmuimejad ehk siis iRobotid pannakse sumoringi ja nad seal hakkavad üksteist välja togima. Need on hästi erinevaid, meil on veerobotid, droonid lähevad ka kindlasti robotite alla, veerobotid, kes siis peavad mingi vahemaa vees suutma ära sõita. Need robot on väga lai mõiste. Väga äge. Ehk siis osalejaid te juba saate. Kus teil see väljakutse koht on? Kus te tahate, et ettevõtted või organisatsioonid teid toetaksid? Meil on olemas tehnoloogia näitus, kuhu me sooviksime kindlasti, et iga Eesti ettevõte, kes peidab endas mõnda ägedat innovaatilist tehnoloogilist lahendust, võiks seal ennast näidata, sest et seesama, et kui me ootame nii palju välisosalejaid, siis tegelikult tahaks nendel välisosalejatele näidata ka seda, mida ägedat me siin teeme. Ja siis kindlasti on ruumi meie toetajate ridades, et Robotexi korralduskulud on päris suured ja me oleme ka teiste festivalidele olnud väga heaks näiteks sellele, et kuidas oma sponsoreid kaasata ja toetajaid hoida ja nendega nagu läbirääkimisi pidada. Et Euroopas, Ameerikas on see oluliselt keerulisem olnud. Ja siis meil on ka olemas konverentsi pool, et kontaktide vahetamise võimalus ka seal kindlasti olemas ja kuulata, mida siis, kuhu see robootika valdkond üldse liigub, et kas robotid võtavad ükskord kõik üle või ei võta. Või siis tegelikult ka, kui tööjõuturust rääkida, et millised väljakutsed meil siis ees on, mitte ainult Eestis, vaid üldse kogu maailmas. Ja sellega seoses tuleb mul just meelde, et eilne ettekanne meil siin oli, et parim kassa on robot. Öeldi Shopper Marketingis, nii et selles mõttes, et tere tulemast. Ja ongi, et ise liikuvad autod ei ole ammu enam ulmefilmide fantaasia, vaid need päriselt juba kuskil sõidavad ja liiguvad. Väga äge. No nii, ma ei tea, Kristel, annan kõigepealt võib-olla sulle sõna, et mis sa arvad, et mis võiksid olla need võimalikud ettevõtetega koostöökohad või ettevõtetel, kellele või mille jaoks võiks olla Roboteks huvitav ja kes ja kuidas saaks panustada? No eelkõige nagu juba mainitud, siis ikkagi tehnoloogia valdkonna inimestele ja tehnoloogia valdkonnale. Et üldisemalt siis. Kas teil näiteks, kui vaadata nüüd nagu Päteri ja Saku õlletehas, et kas teil võiks ka olla mingisugune nagu konkreetne huvi, et ma ei isegi oska öelda, kui palju te ennast tehnoloogia ettevõtteks defineerite? No võib-olla kõige sarnasem punkt meil Päteriga ja Robotexil võiks olla IT-inimesed, kes on meie sihtgrupp ja võib-olla ka natukene huvitub Robotexist. Aga ütleme niimoodi, et meie robotehitajad väga palju ehitavad öösiti oma robotid just öelda seda. No nii, nüüd hakkab juba jälle öötöö ja selline lisaenergia vajadus ja tulema, et tuleb välja, et mingid kokkupuutepunktid siiski on. Täitsa võib olla. Palju teil kokku neid osalejad sealt, võistlejaid ja pealtvaatajaid, palju te arvate, et teil sealt Piritalt läbi käib? No kuna see on 3-päevane üritus, siis ikkagi läbi käib sealt 20 000 ringis, millele lisanduvad veel igasugused ülekanded siin ja seal veebis, võib-olla Eesti meedias, et need on nagu pluss veel siis see võimalus, nagu, et me oleme ikkagi tollel hetkel, tahame olla ikkagi maailma kõige suurem ja ma tooksin siia juurde sihtrühmana ka võib-olla mitte ainult need IT-inimesed,
Eestis on väga suurt tööd tehtud selles valdkonnas, et Eesti lastel robootika on üks väga arvestatav huviring ja väga suure osa ikkagi meie võistlejatest on koolilapsed ja pered ja lapsevanemad ja see on ka see üks osa, mida me nagu Eesti Vabariigile kingime sünnipäevaks, ehk siis meie lastele, noortel on võimalik kinkida see maailma kõige suurem robootikafestival ja olla ise selle võistluse juures nagu üheks osalejaks. Väga hea. Publik, mida arvate, kuidas võiks ettevõtted veel saada panustada Robotexi elluviimisesse ja sealt kasu saada? Mis mõtted tulevad? Igal ühel võib-olla oma valdkonnast. Mina lihtsalt kommenteeriks seda, et kui te ootate sinna neid lastega peresid ja nii edasi, et siis tegelikult kindlasti on ettevõtteid, kes siis peavad seal kohal olema, et siis ka nendele seal terve päeva jooksul midagi pakkuda, eks. Et on see siis söök, jook ja nii edasi, et kindlasti neid koostööpartnerid ja selliseid ettevõtteid, kes tahaksid just siis sinna sellest nagu osa saada ja sellega ennast siis nagu pildil hoida, et kindlasti on neid, kes siis võiksid praegu ennast nimekirja panna ja järjekorda võtta, et kes siis esimesena sinna saab tulla, et sellest ägedast asjast nagu osa võtta. Ja kindlasti, sest tegelikult need eriti just väga väikesed lapsed, meil on ka lasteaialapsi, algkoolilapsi, nad lisandusid meil eelmisel aastal, et see on üritus, mis on tudengite üritusest välja kasvanud selliseks kogupere ürituseks, et see tudengite osa jääb ja on üks olulisemaid, aga väga hea tähelepanek on tõesti see, et need lapsed vajavad nagu teistmoodi tähelepanu ja nad ei jaksa seal pikalt oodata niisama, et nad tahavad, et nendel oleks tore ja saaks võib-olla head paremat seal ka tõesti süüa juuast. Nii, aga seal on mikrofon juba, jätkame. Ja lihtsalt mõte, idee, et ma tean, et väga palju koolid ja lasteaiad tegelikult osalevad juba sellistes hangetel, kus robootika on nagu väga teemas, et ka neid nagu kuidagi kaasata ja ma tean ka, et mänguasjafirmad on üha rohkem minemas sinna suunda, et robootikat nagu endale võtta valikusse, et need kaks kokku tuua, mänguasjafirmad on kindlasti nõus maksma ja miks mitte siis koolid ja lasteaiad siis selle publikumiks tuua kuidagi. Ja see pool ka kindlasti on meil töös, et minu visioon on, et seesama Eesti väiksus, siin ei saa keegi kellegagi konkureerida, et me kindlasti peame pigem panema nagu õlad kokku ja koolide just robootikaringide juhid, et nad on väga tublid ja tegusad ja me oleme juba nendelt ka seda tagasisidet korjanud, et mida nemad siis ootavad, et kuidas nendel oleks hea olla ja tulla sinna. Väga hea, veel mõtteid? See, mis ma ise, kuhu mu enda mõte praegu rändama läks, oli nagu paar asja. Et üks on kindlasti see, mis puudutab nüüd jällegi siit Anne mõttest edasi, et puudutab selliseid nagu erinevaid koostöökohti. Ja see, mis minu peast läbi käis, et võib-olla mitte veel küll sellel aastal, aga äkki mõne tulevasel aastal, eks ju, et kui meil siin hommikupoole täna oli esineja, kes rääkis superpargist, mis on üliäge kontseptsioon, millega soomlased rahvusvahelise turge vallutavad, tahavad tulla ka Eestisse, tahavad teha oma mis iganes siis digitaliseeritud elamusi, siis tõenäoliselt seda tüüpi turule tulijatega, kes täpselt sihivad seda sihtgruppi, kes teil olemas on, võiks täitsa otsida või kaaluda sellist strateegilist koostööd, eks ju, et ühelt poolt nende jaoks selline tugev ja suur partner, kes saab aidata saavutada tuntust, sest tõenäoliselt jällegi see laste puhul on ju, kui ma võtan just seda nooremate profiili, eks ju, et võib-olla ülikoolis on see rohkem välja kujunenud, et ma olen nagu seal ja teen seda, aga kui vaadata nagu laste taset, siis pigem on see, et kes on aktiivsed, need teevad kõike, eks ju, et ühel päeval ta ehitab robotit ja siis ta läheb tõuksiga kuhugi hüppama, mingeid saltosid tegema, just, et laulab ja tantsib ja teeb kõike, et tegelikult te püüategi nagu seda aktiivset kihti, eks ju. Et seal võib täitsa olla, need koostööpartnerid ei pruugi üldse olla sellised nii-öelda insener-tehnilisest valdkonnast, eks ju, väga seotud, vaid võivadki olla nagu hästi palju laiemad. Et põhimõtteliselt ega lastele ju teatud vanuses, Lottemaa on ju ka keegi, kes üritab meie sellist nagu, mitte küll väga robotitest rääkida, eks ju, aga sellist just nimelt sellist leiutamist ja nuputamist ja ise tegemist nagu arendada. Et see on
nagu üks tüüp, et võib-olla need koostööpartnerid ongi natuke kaugemalt sellest võrgustikust, kus te nagu tavapäraselt olete. Ja teine, kuhu mul mõte läks nagu sellise lihtsalt nii tugeva ürituse puhul, kuhu te nagu sihite, et ma arvan, et siin on mingisugune võimalus, tõenäoliselt mitte küll sellel aastal realiseeritav, aga ma arvan, järgmistel aastatel on ikkagi kogu selline licensed merchandise on ta inglise keeles, eks ju. Ehk siis, et oma nime all, oma brändi alt hakata välja andma, no mis iganes need lastel on, eks ju, et noh, need samad humanoidid, noh, keda väiksemad kodus saaksid proovida, mis iganes siis asja mängida, aga seal võib minna ka laiemaks, võib minna ju, ma ei tea, mingite lihtsate rõivaste peale või mingi muu asja peale, kus te saaksite tekitada üsna korraliku nagu lisasissetulekuliini, mis oleks võib-olla natuke stabiilsem kui lihtsalt see nii-öelda ürituse kaupa, vaid midagi, mis toidaks teid laiemalt ja midagi, mida saaks nii-öelda rahvusvaheliselt levitada ja tuntust luua, eks ju, et selliste asjade puhul teil peaks nagu ideaalis see võimendus olema, noh, võib-olla küsimus, palju te seda lihtsalt rakendada või teha jõuate. Et see aitaks ka saada nähtavust, eks ju, noh, kui me kujutame ette, et Robotexil oleks oma, ma ei tea, mingi stand igas Selveris või Prismas, noh, kus lapsed saaksid siis osta mida iganes, mis on Robotexi poolt bränditud, siis ma usun, et vanemad oleks väga rahul sellega. No, et selles mõttes, et see on bränd, mida nad usaldavad, mis harib, mis toetab, et see võiks täitsa teema olla. Et need on nagu need mõtted, mis mul tekkisid. Kas tahab keegi veel lisada? Vastu vaielda? Aga igal juhul ma tänan teid saatesse tulemast, ma tänan publikut osalemast ja kaasa löömast ja kallid saatekuulajad, kes te nüüd täna siin olla ei saanud, aga kuulate või vaatate meid, siis peale saadet kuulake meid taas kord nädala pärast, sest siis on saade juba 201 või 201 numbriga. Nii et kõige head teile. Nii, aitäh! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.